Metsaraiumine on täitsa loomulik protsess. Metsast on ikka puitu välja võetud selleks, et teha sellest regesid või vankreid või ehitada maju või ehitada sauna või ka panna puid ahju. Selleks on ikka metsast puitu välja võetud. Selleks, et me sellises metsas jõuaksime lõppraideni ja sellise tulemuseni, nagu me siin praegu näeme, on tegelikult inimesed näinud vaeva ja ma pakun välja viimased 50 aastat. Teda on hooldatud, teda on arvendatud ja kahjuks teda konservi panna ei saa. Selleks, et minu lapsed ja lapselapsed näeksid 100 aasta pärast uuesti 100 aastast metsa, peame me ta täna ära raiuma ja ta uuendama. Ja sama protsess inimtegevuse kaasabil algab uuesti. Kui mets on saavutanud oma küpsusvanuse, siis kõige sagedasem on, mis teda ees ootab, on uuendusraie. Aga uuendusraieid on mitut liiki. Kõige levinum on lageraie. Aga on olemas ka uuendusraieks veel erinevaid viise. Aegjärgne raie, turberaie, veerraie. Need on kõik omas kohas väga asjakohased, aga mitte 100% igas metsas kasutatavad. Turberaie on see, kus oodatakse, et kui raiuda üks osa metsast ära, et siis selle turbe all, selle varjus hakkab kasvama uus metsapõld. Aga see sobib siiski puhtmännikutesse. Minu kogemus ei ütle, et segametsas oleks turberaie all võimalik välja kasvatada uut metsa. Aegjärgse raiega raiutakse mets mitme järguga, selliste 5-aastaste tsüklitega, aga see tähendab seda, et selles samas kohas käiakse puidu järgi iga 5 aasta tagant. Seda siis 2 või 3 tsükliga. See tähendab ka seda, et kui vahepeal on sinna tekkinud juba natukene looduslik uuendust, siis tihtipeale võib see saada kahjustatud. Veerraie ei näe pildi järgi välja suugi erinev lageraiest, aga lihtsalt lageraie raiutakse erinevate ribadena, kus siis jällegi oodatakse, et sinna ribadesse kasvab juba vahepeal uus mets ja siis võetakse edast järgmine riba. Aga majanduslikult on kõige efektiivsem ja kõige kiirem kindlasti traditsiooniline lageraie, kus peale lageraiet mets uuendatakse ja pannakse nõnda uus soovitud metsapõlv kasvama ja elutsükkel hakkab otsast peale. No üks ilus sirgemänd, millest siis saab praktiliselt kuni ladvani välja palki. Et palk on, nagu me kõik teame, kõige kallim sortiment metsas ja siis ladvast tõenäoliselt 1 või 2 paberipuud. Palgi hinnad on kuskil 80 eurot ja natuke peale täna ja see puidu mahus siis need ülemised 2-3 meetrist peenikest osa lähevad paberipuuks, mis on peaaegu 3 korda odavam kui palk, aga välja tuleks sellises metsas palgi osas on ikkagi kuskil ligi 80%. Et männikus on ka paberipuud ja tavaliselt on ta siis sees kõrvalpuuliigina, nagu see kask. No siit masin lõikab välja mitte umbes, vaid lõikabki 2-3 meetrist paberipuud ja ladvaosa läheb siis oksa hakkeks, mis meil läheb siis kas siis graanuli tootmiseks või toasoojaks kütmiseks. No nii, nüüd me oleme sellise esimese langetuse tulemuse juures, et palk, mis võib-olla on iga metsaomaniku unistus või see, mille nimel ta seda metsa kasvatab, et sellist kvaliteetset puitu saame. Siit tuleb üldiselt mööbel, liistud, igasugused tooted, mis vajavad just sellist puhast puitu, kus oksa palju sees ei ole.
No nii, männikusse on mõni lepp ära eksinud. Tundub, et 2 leppa. 4 notti on siin lepapakuks saetud, ehk need lähevad siis saetööstusse. Mis neist sealt täpselt saab, kas saab aluse lauda või lähevad nad mingiks sauna selliseks voodrilauaks, seda ei oska mina täna siin öelda, aga igal juhul läheb ta saagimiseks. Ja mis siis on lepast üle jäänud? No vaat see on nüüd siis see klassikaline energiapuu, millest enam tõesti mitte midagi muud ei saa, kui siis kas otse küttesse või graanuliks. Ehk siis kogu perega on plaanis siia kevadel tulla istutama, ka lapselapsed kaasa võtta, kes on 2-aastane, kes on 5-aastane ja võib-olla mõned fotod teha, et siis hiljem nad näevad seda enda istutatud või vähemalt istutuse juures olnud metsa sirgumist ja saavad aru looduse ringkäigust, kui nii öelda. Selle koha peal siin ei ole metsaomanik midagi teinud. Siin on näha, et loodus teeb ikkagi oma töö ja kui puu saab vanaks, kukub ta ümber, siia ta jääb. Ükskord kõduneb ta siin ära ja nii saab uus metsapõlv rammu juurde, aga selle metsapõlvel selle seemne jõudmine sinna mullani võtab ikka kaua aega ja nii on ka näha, et siin tegelikult alt üldse looduslikku uuendust ei tule. Siin on nüüd natukene valgem koht, kus on siis pisikene valguslaik, aga kui siit nüüd arvata, et siia tuleb nüüd sellist puitu, mida metsaomanik saaks väärindada ja millest aga tulu saaks, siis tegelikult looduses ikkagi kõige kiiremakasvulised on sellised lehtpuud, mida me sinna tavaliselt ei taha, valget leppa, sarapuud, võib-olla veel midagi sellist, mis metsaomanikule tulu ei too ja nemad asustavad selle paiga kohe kõigepealt ja kõige kiiremini. Nii, siin on nüüd selline valge lepik, mis on üsna tavaline erametsaomaniku rõõm. See on kasvanud vanale põllumaale ja kindlasti on metsaomanikul soov, et ta saaks ka valge lepa asemel ka mingit muud väärtuslikumat puitu kasvatada. Siit ongi juba näha, et ta siit on selle lepa ja ka kõik muu ära raiunud ja siia tuleb juba uus metsapõlv, aga valge lepik on tõesti ainult energiapuit. Loomulikult tahaks ta siit kasvatada kõige paremat, kõige väärtuslikumat ja kõige rohkem tulu andvamat metsa. Nii et praegusel hetkel on plaan jätkata okaspuuga. Nii et kõik, kui me tahame, et meil oleks rohkem kasutuses taaskasutatavaid asju, kus süsinik seisab kauem ja mis ei ole fossiilsed kütused ega tehtud naftast, siis sellisel juhul kõik peame ka vaatama selle pilguga lageraiet, et sellest on jälle läinud midagi sellist teele kuskile tööstusesse või tehasesse, kust sünnivad meile puidust asjad. Kolm aastat tagasi sai siin samasugune männik maha võetud, nagu see, kus äsja töö käis. 2 aastat tagasi sai istutatud siia uued männid. Noor elu on tärkamas. Et mis sellest metsast saab ja mis sellest puidust saab 100 aasta pärast? Ega me seda täna öelda ei oskagi. Täna me teeme tast valdavalt puidutooteid, aga tõenäoliselt 100 aasta pärast oskame me seda puitu veel otstarbekamalt kasutada kui täna.